Alaseljavalu, mis kaasneb skolioosiga, lühikese jalaga, mis ei möödu, kui sa puhkad või lamad, või mis muutub hullemaks, kui sa püsti tõused. Selles videos ma näitan sulle, kuidas parandada alaseljavalu peamist lihast viisil, mida sa pole kunagi varem näinud. Sa saad aru, miks see lihas põhjustab nii palju valu ja mis kõige parem, sa näed, et nende harjutuste tegemiseks ja valu kohe leevendamiseks ei pea olema noor, sale ega väga paindlik. Rõõm! Lisaks alaseljavalule ja seljavalule võid nimme nelinurklihas põhjustada ka skolioosi või vale lühikese jala sündroomi. Ja see lihas tekitab nii palju probleeme, sest ta kannatab nii palju nii selgroo eesmistest pingetest, lihaspingetest, kui ka selgroo tagant tulevatest pingetest, fasciast. Ehk siis pole vahet, kus probleem asub, see lihas võib ülekoormatud olla. Ja me hakkame lihaspingeid leevendama. Selgroo eesmistest pingetest. See harjutus, mida me teeme, on omamoodi massaaž sinna, kuhu käsi ei ulatu. Me hakkame liigutama seda piirkonda, mis on 3 olulise lihase kokkusaamiskoht. Diafragma, psoaslihase ja nimme nelinurga enda lihased. Sul on vaja tugevamat, kõvemat patja või siis kokku volditud tekki. Sa toetad, heidad pikali selle teki või padja peale, toetades alates rindkere keskosast kuni naba tasemeni. On kohustuslik, et kui sa pikali heidad, ei tohiks sa saada liigutada ei rinnakut ega ka kõhu piirkonda. Hakkame pihta. Sa heidad aeglaselt pikali, pöörates tähelepanu padja asendile. Heida lõdvestunult pikali. See padja tugi aitab meil rohkem diafragma tagumisse ossa hingata. Siis lõdvestunud asendis, sulle sobivas asendis, hinga sügavalt ja aeglaselt ilma kiirustamata. Mida sügavamalt sa suudad hingata, mida rohkem suudad õhku viia alakõhtu, naba alla, vaagnasse, seda parem. Sa jääd siia lõõgastuma ja hingama. Aeglaselt, püüdes viia õhku alakõhtu 1–3 minutit. Pärast seda tõuse aeglaselt üles ja sa tunned selgroos uskumatut lõõgastust ja kergendust. Fenomenaalselt. See kate, mis katab alaselja ruutlihast, on osa selja fastsiast. Ja just sealt tulebki see valu ja põletustunne, see hajus valu, mis ei parane isegi siis, kui sa puhkad või lamad. Selle lahendamiseks soovitavad paljud kasutada massaažiseadet, isegi seda, mis näeb välja nagu trell, või siis teha massaaži selle käeosaga. Aga siin on 2 probleemi. Esimene probleem on see, et kui see fascia on väga tundlik, võib otsene ja tugevam massaaž valu hoopis hullemaks teha. Teine probleem on see, et paljud inimesed ei suuda seda piirkonda kaua masseerida ega sinna hästi ligi pääseda. Miks? Sest see koormab õlga ja teeb selle valusaks. Aga on olemas lihtne, palju lihtsam ja ohutum viis selle fascia parandamiseks. Sa kasutad kummist palli, neid füsioteraapia palle, mida leiab apteegist või füsioteraapia poest. Kui sul seda pole, võid kasutada ka paberipalli. Aseta see pall siia selgroo kõrvale, eelistatavalt sinna, kus sul valu on. Seejärel surud selle palli kergelt vastu seina. Proovi toetada kogu selg vastu seina, ilma et sa palli liiga tugevalt suruksid. Ma ei taha, et sa endale haiget teeksid, eks? Pea meeles, et surve peab kogu aeg olema õrn. Lõpuks kalluta end veidi sellele poole, kuhu sa palli surud. Sellele poole, kus pall on. Kohe tunned, kuidas nimme ruutlihas lõdvestub. See kiirendab protsessi. Jää siia ja hinga aeglaselt, mõnusalt, 1–1,5 minutit. Seejärel tule lihtsalt tagasi ja tee sama teise poolega. Kas sinu uuringul näitas lülide vahelist songa? Ma seletan üksikasjalikult, kuidas teada saada, kas see valu tuleb tõelisest lülide vahelise diski songast, põletikulisest istmikunärvist või on see lihasvalu. Selles videos siin.
Klõpsa lihtsalt siia ekraanile, et vaadata. Ja kui ma saan täna sind aidata, siis täna mind sellega, et jagad seda videot kellegagi, kes tunneb alaseljavalu või kellel on seljaprobleeme. See on kõik, mida ma palun. Aita sellel videol jõuda nendeni, kes seda vajavad. Ma lõpetan siin, suur kallistus ja järgmise korrani.